No tere, rahvas! Täna teen saate niimoodi, et see on nii amatööri argipäev kui ka Järvakandi TV lihtsalt erineva logoga ülevalt. Vähemalt nii ma üritan, näis, kuidas see asi välja tuleb. Et no head uut aastat enam ei soovita peale minu sünnipäeva, sest minu sünnipäev on püha. Mul oli 6. jaanuaril sünnipäev ja peale seda enam ei soovita. Aga mina soovin niimoodi, et vahvat ja optimistlikku ja toredat uut aastat. Loodame, et see aasta toob kõigile mõistuse pähe, kes meie elu korraldavad siin. Ja mis ma täna videot teen, tore, mul oli siuke tore võimalus, et ma sain enda sünnipäeval tööle minna. Ja on ammu saanud käia ja läksid, sõitsidki, sõna otses mõttes nautisid, et sai sõitma minna ja läks niivõrd hästi, et ma olin juba reede õhtuks Poolast nagu nipsti tagasi. Mõtlesin, et täna jõuan ja siis on 24 paus ja siis lähen uuesti tööle. Aga noh, sai sõidus käidud, tuiskas ja ilm oli tegelikult suht nadi, eriti tagasi tulles, siis oli Leedu ja Poola seal tuiskas kõvasti ja täna ka hommikul näitab mingi 8 kraadi külma, aga kuidagi põhjatuul või mis on, et telefon vähemalt näitas, et tundub 17, nii et jube külm, jube vastik, praegu oli küll vastik, praegu tahaks nagu suve. Aga ei ole, praegu meil talv ja talv peab olema ja ilus tore. Muidugi siin, nii kui talve juurde jõuame, hakkab jälle pihta see teehoolduse teema. Mina olen alati muidugi seda meelt, et vahet ei ole, talv on talv ja tuleb teha, aga kui ma teehooldusest rääkima hakkan, siis on alati see teema, ma küsin, miks ma makse maksan? Miks? Milleks? Sest jälle on see jutt, et ise noor olid, kuulasid, mis vanaema, vanaisa rääkisid, siis ütles niimoodi, mis te seletate siin, rääk küll nagu ikka see jutt käib, et jah, et siis oli muru rohelisem ja kõik nii edasi. Ja praegu ma pean tõdema, et ei taha öelda, aga ikka ütlen, et see nii vihatud ja fucking vastik Vene aeg, kui meil oli siin see nõuka aeg, eks ju. Ma mäletan ise, kuidas hommikul kooli läksid, kooli bussi peale minema. Lähed bussi pealt, siis suusad, kaenlas, värkid, kekatund vaja suusatama hakata ja värki. Kui nad võtaks teed, olid kõik puhtaks tõugatud. Siis soola nii väga ei pandud, vahel pandi soola ka, aga põhimõtteliselt, et tõugati teed puhtaks ja raputati liiva peale ja nii see asi käis, aga fakt oli see, et hommikul olid teed puhtad. Praegu on täna hommikul siin niimoodi kõvasti tuiskab ja värki, siis vähemalt Järvakandist Rapla poole minna, seal olid kohati poolemeetrised hanged hommikul kell 8. No, olgem ausad, ma ei räägi sellest, mis on kõrvalteed, aga ikka põhimagistraalid võiks olla puhtaks tõugatud. Järjekordselt küsimus, miks me makse maksame? Miks? Kellele maksame makse? Siis nii huvitav, kui see ei ole, eks mul taustapildid on ka siia sedasi pandud nüüd, et lihtsalt selle teemaga niimoodi kuidagi haakuks. Et meil just nagu kehtestatakse igasuguseid makse, värke, siis järsku tuleb välja jälle kuidagi jätku, tehakse uus maks jällegi samade asjade katteks just nagu siis, kui meile räägitakse seda. Aga ma siin olen mõtiskend kõvasti ja minu arust on niimoodi, et kogu see maksutrangel, mis see käib, see asja on ainult üks eesmärk. Ainult üks. Ja see eesmärk on rahvalt raha ära võtta. Ja vahet ei ole, tuleb leida lihtsalt selgitus, kui hakatakse midagi kehtestama. Et võt sellepärast, et tollepärast, et tuleb välja, meil Eesti inimestel on selline haugimälu, et see kohe on, see kohe on siuke haugimälu. Näiteks ma scrollisin, ma Delfi tellija ei ole, aga nii palju kui tavainimene näeb, kes ei telli seda sitta endale. Vaatasin, seal oli jälle, oli juttu sellest e-valimisest ja just nagu oli seal mingi
vinge pealkirjaga jälle mingi faktikontrolli asi. Praegu enne, kui ma hakkasin seda videot tegema, otsisin vingelt seal ühte kommentaari, sellepärast, et hommikul, kui ma scrollisin, siis ma nägin ja seal on praeguseks hetkeks on ka selle hulganisti kommentaare pandud ja on asjalikke kommentaare ja on niisugust täitsa lambajuttu, aga sinna, kes need lambajuttu panevad, et ütlevad seal uhuud ja värgid, siis ma ütlen, need, kes sedasi kommenteerivad, nagu ma olen varem ütlen, need on need luulud, et kuidas luulud seal kommenteerivad, aga ma ütlen, sinnani ma katsun pärast jõudis, ma ei ole midagi kirja pannud, ma katsun niimoodi enam-vähem, et jutt oleks loogiline, et ma ei pea lõikuma ja tõstma kuidagi edasi-tagasi. Aga seal oli keegi kirjutanud niisuguse väga vahva kommentaari, ma nüüd otsisin, siis ma ei leidnud, ma juba ütlesin vist, jah. Aga ma ei leidnud seda kommentaari, mis ma tahtsin sellest teha kuva tõmmis, et oleks see üles ka pannud. Aga tema tõi seal, mina ei oska muidugi nii ilusti jälle ümber rääkida, nagu tema seal kirjutanud oli. Aga sina, kes see kommentaari kirjutasid, kui sa tunned selle kommentaari ära, siis oli täitsa ja pane videole pöial ka. Respekt, väga hästi, see oli väga lihtsalt puust ja punaseks selgeks tehtud inimestele. Ja seal oli üks väga hea point oli. Et nimelt, nagu minagi ütlen, mis on e-valimistega on jama. Iseenesest mõte on hea, saab juba mugavaks teha, aga minu jaoks on ka probleem, on see, seda ei ole võimalik kontrollida. Ma olen enne ka sellest rääkinud, et kui nagu e-valimised niimoodi on, okei, tekivad vaidlused, siin ma mäletan viimase Riigikogu valimiste ajal ja eelmine kord oli ja kogu aeg see kamma ja kui ei meeldi kaeba kohtusse kaebad, siis oled just viljaks jäänud ja ühesõnaga see on sedasi ringiratast jookst, et üritad enda saba ära süüa ise tead. Et jooksed ringiratast, proovid saba kätte saada. Et siuke täiesti mõttetu teema, et sa ei saa. Samal ajal näiteks, mis meil on see riigi valimiskomisjonid ja mis asjad need on, mis valimisteenistus ja asjad on. Kui teile esitatakse küsimused, tekivad mingisugused küsimused, siis ei ole vaja ju rääkida seda, et te peate uskuma ja kõik on õige ja bla, 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 bla. Võtkegi siis need küsimused, mis teile esitatakse, võtke need kohe kõik lahti pulkadeks ja näidake ette, et kõik oligi õige. Aga teie seda ei tee. Te ei tee seda, te eirate, te tõrjute seda igal võimalikul moel. Ja siin nüüd enam ei ole teema enam see, kas usud või mitte ei usu. Fakt on see, kui ei ületa näidata kogu asja sisu, siis tähendab, et seal sees on midagi väga, väga valesti. Ja nüüd tagasi selle kommentaari juurde, see, kes see kommenteeris, tõigi väga hea näite seal e-valimistega. Vaadake, meil on ju ka, tuuakse siin hästi palju seda pangandust ja värki, meil internetipank ja vaata, usaldame ja bla, 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 kõik on ju. Aga kujutage nüüd ette, seal see näide oli just nimelt sedasi toodud, et teil on just nagu pangaarve. Teie teate, et te panite sinna raha ja teil on seal raha on ju. Ja siis tuleb järsku välja, et teil ei ole seal raha, et seal on nagu 0-0 on ju. Ja kujutage nüüd ette, kui teile pangast küsite, oota, mismoodi mul seal on arve seis 0, kui ma nagu panin sinna raha, et ma tean, et mul peab seal olema ja ise panin ja palk tuli ja igatepidi, et mul peab olema, kuidas 0-0 on värki. Praegu me saame seda ilusti välja võtta, kohe kuhu, mida läks, kus läks, mis asi, kõik on ilusti näha, aga kujutage nüüd ette, kui oleks niimoodi, et pank ütleb, ei ole, et lihtsalt ongi 0-0, eks, et võta tõesti, et sul raha oli seal peal. Võta tõesta. Või tõesti, et sa panid ja värki, eks ju. Et see tšekk ei ole, tšekki sa võisid niisama ka printida, ma ei tea midagi, kõik midagi. Et sina pead just nagu tõestama, et midagi valesti on. Pank peab tõestama, et kas on valesti või õieti. Ja praegu meil sellest toimub. Aga kas meil e-valimistega nii toimub? Ei toimu, ei ole võimalik näha. Ja seal selles kommentaaris oligi hea variant pirn pandud. Et eksperimendi korras võiks pangad teha niimoodi, et need, kes siin
vingelt toetavad seda e-valimist ja värki ja puha ja ilus uhke värk. Et võiks teha niimoodi, et nendel toetajatel teaksegi niimoodi, et neil pannakse nii plaks, näidataksegi, et arvel nullis, null. Ja siis kui need inimesed tulevad küsima seal midagi, et kuidas nullis, et mul oli raha ja värki ja särki ja et siis ongi lihtne värk, et võtke tõestage. Vastate lihtsalt, võtke tõestage. Ja asjad siis tõestavad. Huvitav, kas siis hakkavad aru saama. Ühesõnaga, kuidagi niimoodi see kommentaar oli pandud, aga see oli nagu väga vingelt hästi hea point oli toodud, sest praegu ma vaatan ka nagu karjuvad, kui te hästi seda Delfit scrollite, seal on mingi aeg tagasi, ma ükskord rääkisin ka, et nendel on siuke mingisugune just nagu eetikakoodeks, et nad seal kliki pealkirju ei korja ja värki, aga no ma ei tea, sealt tuleb hommikust õhtuni tulebki ainult sitta ja soppa ja ma ütlen, siis alati vaatad, kui saadetakse sulle meile, et issand jumal, et tule ja telli ja liita ja ma ütlen, neve. Postimeest ma loen, ma olen 10 korda vähemalt ütlenud, et tänu selle, et naine tellib Postimeest ja siis saad nagu kaaslugejana, siis ma olen niimoodi saanud lugeda, ise ma ei telliks kunagi. Ma ühe korra kunagi olen tellinud, aga siis kui ma vaatasin, mis sitta ma pean seal oma enda raha eest lugema, siis mõtlesin, ei, jääb ära, jääb see variant ära. Ja vaadake, siis ma veel mõtisklesin ühe sellise asja üle, et vaadake, kui on erafirma ja näiteks erafirmas tuleb siukene asi nagu öeldakse, et restruktueerimine, on ju. Siis see tähendab midagi, no tähendab seda, et firma muudab seal oma mingisuguseid võib-olla töösuundas ja hakkavad tegelema muude asjadega, hakkavad asju tegema kuidagi teistmoodi, bla, midagi siukest. Aga nüüd ma esitan teile küsimuse, kes on siuksed nutikamad, nemad saavad kommentaari kirjutada ka, muidugi super aitäh, võite enne panna või lihtsalt pöida, aga siis kommentaari saate kirjutada, mis teie arvate. Öelge, mida tähendab restruktueerimine näiteks mõnes riigifirmas. Riigifirmas, riigi ametkonnas, ministeeriumis, mida see tähendab? Ja vaadake, mina mõtlesin, sellepärast mul on siin andmeid, ma olen kuulnud, ma nime ei nimeta ühes riigifirmas, aga ma arvan, et sellest riigifirmas ma mingisugusel hetkel teen vähekene tõsisema teema. Aga näiteks, no tavaliselt ütleme, inimesi koondatakse siis, kui ei ole tööd anda enam või tööd ei ole või lõpetatakse tegevus või no mingi siuksel juhul. Aga näiteks ühes riigifirmas ma tean on niimoodi, et inimene koondatakse ära sellise variandiga, et toimub asutuse sisene kuidas ma selle sõna enne ütlesin, mis asi see oli siin, kurat, mul läheb see keel sõlme selle pealt, restruktueerimine, ma ei saa öelda, sorry, mul see keel on ära lõigatud, siis ma ei saa seda välja öelda, restruktueerimine ja siis koondati päeva pealt ära, et inimene tuli hommikul tööle, 1,5 tundi oli veel tööl ka, keegi midagi ütlenud, vaatas, et midagi valesti, kõik käivad imelike nägudega, eks ju. Aga siis lõpus tuldi ja öeldi ja koondatigi ära. Ja mida see tähendab? Inimesed taheti lahti saada, kohta oli vaja vabaks saada. Nüüd võetakse sama töökoha peale, lihtsalt ametile antakse teine nimetus ja sinna võetakse uus inimene tööle. Nii. Kui me nüüd räägime sellest, et miks siukseid asju tehakse, väga vingelt siin Vikerraadios ma mingi aeg kuulsin, oli mingi saade, seal räägiti töökiusust ja värgist, siis seal firmas on samamoodi, kuna seal on juba seda restruktureerimist tehtud, on mingid ülevalpool, on kedagi välja vahetatud,
siis nemad nüüd enda alluvate seas teevad ka seda restruktureerimist. Sellepärast, et allutada endale inimesi ja ennast kehtestada ja enda mõnele lähikondlasele tekitada mugav, hea, soe koht. Mõt niimoodi. Selle sama teemaga on kohe värk. Ma sain enda jaoks, see on muidugi vandenõuteooria, aga vaadake, te olete kõik kindlasti kuulnud sellisest asjast, nagu kui öeldakse, et on need tasulised trollijad või tasulised kommenteerijad, kes kommenteerivad näiteks Delfis, seal saab anonüümselt ju kommenteerida, siis võt just nimelt niimoodi ongi. Riigiettevõtetes istub väga palju inimesi kontorites, kellel reaalset tööülesannet ei olegi, see on mingisugune täiesti mõttetu, aga ta istub kontoris, ta on mingisugune ülemus, mingisugune spetsialist. Aga vaat, nagu ma räägin seda restruktureerimist, nagu tehakse niimoodi, vabastatakse koht, sinna tuleb uus inimene istuma, kes istub kontoris, saab just nagu firmas palkas, ta teeb väga tähtsat tööd kindlasti, aga tegelikkuses tema ülesanne on see, et tema näiteks Delfis kommenteeribki seal vastavalt teatud poliitilise klanni poolt kedagi halvustavalt ja vaat niimoodi anonüümselt. Uskuge, aga mina nüüd sain vahenduses, ma muidu mõtlesin, kui niimoodi räägitakse, mõtled, mismoodi näiteks mingi erakond võtab endale sedasi, et tal on mingid trollid, kes näiteks, no sellest on palju juttu, näiteks seal samas Delfis, et kommenteerivad seal värki ja värkid, nad on tasulised, et neile nagu makstakse palka. Kuidas saab palka maksta? Seda see muidu ei saa. Aga need ongi niimoodi, need istutatakse kõikvõimasse ministeeriumitesse, ametkondadesse, muidu riigifirmad, mis meil on, sinna istutataksegi. Sest mõisakõislas lohiseb ja riigi raha eest, see tähendab meie raha eest, maksumaksja raha eest, saadaksegi sedasi maksta ja hoida siukseid tollasi, kelle päeva ülesed ei olegi mitte midagi muud, kui vaatavad seal Delfit ja Postimees, no Postimees anonüümselt ei saa kommenteerida, aga kõik võimalikud kohad, kuhu saab anonüümselt kommenteerida, sinna need siis kommenteerivad niimoodi. Ja palk tiksub ja mitte väike. Ja vaat niimoodi meie raha lastaksegi üle ja sellepärast meil ongi see ametnike armee ja riigifirmades kõik võimalike spetsialistide ja asjade arv ongi nii suur, see ongi nii suur. Ja nii lihtne see ongi. Sest kui seda siis süvitsi hakkad asjasse mõtlema, siis üheski eraettevõttes ei ole selline asi võimalik. Ma ei tea, kas ma täna siia selle video panen, ma ei ole päris teemaga kurssi viinud ennast, aga ma siin ka kellegi väike ettevõtja mingi video laadisin alla, seal on ka mingi probleem, aga ma arvan, see on üks sama, mis siin oli ühe teise poekesega probleem ja siis tuleb välja niimoodi, need erinevad firmad, täiesti erinevad, üksteisest sõltumatud, aga ametnik on üks ja sama, kes seda korraldab. Ütleme, sõna otseses mõttes ahistamist, vägistamist korraldab väikeettevõtte teemal. Ja ametnik on üks ja sama. Ja vaat siuksed asjad teevad väga kurvaks niimoodi, et ma vaatan see, meil on see, mis põllumajandusminister või mis kuradi taristuminister või kes ta on see, Terras, kes tegi sai aru, et lõpuks õppis ära, et notsud 3 korda aastas sünnitavad ja puha ja tuleb poegi ja värki. Noh, teate küll, milles Terras. Nüüd tuleb välja, et bussiliikluses ka, et bussid sõidavad tühjal, nad ei teagi, palju inimesed sõidavad ja sellepärast tehakse tasuliseks, hakkavad koolilapsed ka maakonnaliinidel kuupileti peavad ostma ja värki, eks ju. Aga mis sellega juhtub? Sellega juhtub see, et kui raha ei ole, leitakse teine võimalus, teine variant, enam ei sõideta, on jälle bussid tühjad, siis vaadatakse, kurat, need liinid ongi tühjad, neid ei olegi vaja käigus hoida ja kaobki ära. Samal ajal räägitakse sellest, et võt selleks, et mingi liin tööle hakkab, need, kes korraldavad bussivedusi, selleks see liin peab aastaid töötama enne, et inimesed harjuvad ära. Aga praegu meid hakatakse jälle harjutama, võõrutama sellest, et buss ei käi,
Mina ise bussiga ei sõida, ma ei julge sõita ka, sest mine teab, ma võin niimoodi ära eksida, vabandust väljas, huivas näed, kuhu see buss viib sind, on ju. Nii et sedasi niisugune hull teema on. Ja mis ma veel tahan öelda, nagu näete, mul on näete niisugune alumiiniumist, ta on üle mingi keeliga tehtud, amatöörivärk on, niisugune kaelas, aga ma siin reklaami välja, no kellel on niisugune vahva tööandja seal, võib-olla tööriided, tööjoped, tunked, mis iganes, tahad oma firma logo peale panna, siis selleks on Mad Fox Company. Ma panen siia reklaamiksi ka väikse juurde. Et olgu see siis minu poolt nagu reklaamipaus, sest see Mad Fox Company on jumal hea. Sealt saab igast muidu meelne tasse tellida, võtmehoidja, et see konkreetne asi ongi niimoodi, et kahes variandis, kas kasutad teda võtmehoidjana või paned kaela võtmehoidja jaoks, siis on see ketikene lühem, mis käib juurde. Siis on pehmeid võtmehoidjaid, ma ise mõtlesin ka, et ma teen oma direktori kingituse, teengi võtmehoidjaid niimoodi, et kõikide autode jaoks, et autodele külge saab. Aga selles mõttes soovitan ühendust võtta, ma seal Mad Fox Company, mis reklaami nägite, seal on meiliaadress ka olemas, et sinna kirjutage ja seal tema teeb teile, et viite näiteks, kui te tahate, et umbes, et tema peaks teile jopet või asjad sebima, et küll ta sebib neid ka välja, aga põhimõtteliselt, et oma jopet kõik sinna ja teeb ja värk ja vahet ei ole, või ise tahate kellelegi kingituseks midagi vahvat ja originaalset teha, ma ütlen, hinnad on jumala sõbralikud. Loomulikult näiteks sellise vidina tellimine, siis ainult selle tellid, seda on natuke nadi tellida. See on nii pisik ja pakki saatma hakkad, siis maksad ikka see pakki saatekulu ka veel juurde, et siis on kallis, aga kui mitu asja tellid, siis siukse asjaks võtad juurde, siis saavad kõik ühe pakki sisse, siis on nagu odav, et selles mõttes on väga tore. Võt niimoodi, et see oli siukene väike eksprompt video mul siin. Mõtlesin, kõik räägivad, et aasta 2026 ja puha ja mis ta ootad sellest ja mis sa soovid ja siis mina ütlen teile päris ausalt, ma soovin niimoodi, et need, kes meil need tähtsad valitsejad ja värgid kõik on seal eesotsas, tahaksin niimoodi, et tuleks neil kõigil mõistus pähe lõpuks ometi, et tuleb ära unustada see, et teil on eesmärk kogu aeg istuda seal tooli peal, et ma olen õune minister või keegi. Lõpetage ära, meil ei ole selline riigikord. On valimised ja värk, ei ole vaja käia ja kulutada maksumaksja raha selleks, et üksteist sita ja pasaga üle loopida ja õigustada enda sitta keeramisi ja asju. Et seda ei ole vaja. Te istute seal oma koha peal, tegite oma töö ära, lõpeb teil tööleping ära, uuesti valituks ei osutunud. Mis kurat siin on, läheb ühe koha pealt ära, saab kompensatsiooni, pannakse kohe teise koha peale istuma asemele jälle. Ma jätan, minu kui valija poolt on see on täielik nonsense ja ühel päeval tekibki see moment, et ma võtangi kirve ja lihtsalt suurest pühavihast ja lähengi löön mõnele kirve pähe, mitte midagi teha ei ole. Sest kui me ei saa niimoodi, et viisakalt neid asju aetud, keegi aru ei saa ja mõned arvavad, et on teistest paremad, neil on rohkem privileege, nendel rohkem õigusi, siis varem või hiljem see asi sellega lõpeb. Siin taustapildid, nägite nagu olid, ja siia lõpetuseks panen siis pildi, kus see pilt peaks kujutama elu Eestis ette umbes alla 10 aasta pärast, nii nagu inimesed unistavad sellest, mida inimesed loodavad. Need, mis eelpool pildid olid, need näitavad seda, mis meil on ja mis rahvas arvab. Nii et armsad valitsejad, ma ütlen teile niimoodi, et 60% ma arvan kindlasti kohe, käivad juba praegu niimoodi, et rusikas on taskus. Ja kui te tõesti arvate, et võtate need vihakõne seadused vastu ja mis iganes, et see aitab või päästab, ei, see ei päästa, sest ühel momendil võtavad inimesed taskust oma rusika välja ja lasevad need rusikad käiku. Ja kui see peaks juhtuma, siis ei pidurda neid enam mitte miski.
siis ei ole mingit sihukest asja, oi, see pole seadusega kooskõlas või ei, nii ei tehta, nii tsiviliseeritud inimesed ei tee. Siis tehaksegi nii, sest see eestlane on nagu on, haugi mäluga ja pikalt kookus harjunud kõndima, aga sel heal päeval, kui ta ühelt maalt siiski otsustab selle rusika taskust välja võtta, siis ei ole enam venna armu, siis unustage ära kõik seadused. Siis kogu see viha ja raev, mis inimestel on, seda te saate puht füüsiliselt omal nahal tunda. Ja vähe usutav, et teil kellegist õnnestub siit minema põgeneda. Ja kui õnnestub, siis ütleme niimoodi nagu Iisraelis, kus see on see massaad või mis asi see on, eks ju. Tuleb meil sama asi ja küll teid leitakse ülesse ja kõiki teid pannakse paika sinna, kus on see teie kõige õigem koht. Niimoodi, et ei, see video ei ole mõeldud, et see oleks nagu vihakõne. See on niisugune mõte on asjale, et te lihtsalt mõtleksite enne, kui midagi teete. Vähe usutav muidugi, et teieni jõuab, kuigi ma omamoodi arvan, et mul on siin väljaütlemised ka teinekord on nii ja naa ja hoitakse ka vist silma peal, sest mul kuidagi viimasel ajal, ma ei tea, milles see on, aga kuidagi telefoniga on imelik, et kes mulle helistanud on, need teavad, et ma pidevalt küsin üle, oota, mida sa ütlesid, sest iga mingi aja tagant niimoodi, kui räägid juttu, siis teine hakkab rääkust käib, põks käib telefonist läbi, ma ei saa aru, mis toimub. Ei olnud, nüüd on tulnud, või tähendab, kunagi varem oli ka korra niimoodi, siis kadus ära nagu, aga praegu viimase ajal kogu aeg, kui keegi rääks, ma pean nii tihti küsima, oota, mis sa ütlesid. Mitte sellepärast, et kuulda ei oleks, aga ütleme see ajal, kui teine inimene räägib, mul käib mingi klõps, käib läbi niimoodi, katkestab teda ära, siis ma pean küsima uuesti, et mis toimub. Ma ei tea, võib-olla see muidu mingi imelik teema on, aga ma ei tea, kuidagi väga kahtlane. Aga okei, inimesed, oleme sel aastal optimistlikud, talv on äge, nii et viirushaigused saavad kõik niimoodi lõuga praegu, et vähe ei ole. Ma vaatan ise ka aknast välja, lapsed kelgutavad värgid, et noh, väljas on küll, ise ei taha nii väga välja minna, aga lastel on kama 2 lõburaialt ja kõik kelgutavad, ilus tore on. Niimoodi, et olge teie ka tublid, kõigile tervist, jõudu. Ja ärme alla anda, niikuinii läheb raskeks, praegu läheb raskeks, nii et ma arvan, et siin kevadeks läheb ikka päris raskeks üle võllise asi, aga oleme veel optimistid ja kui asi ikka läheb jamaks, siis ma ütlen seda, et ega ei ole midagi teha, ega siis tuleb hakata kuidagi koonduma ja sõna otseses mõttes tuleb vikati ja hangudega tänavale minna. Mitte niimoodi, et ainult kuskil kommentaarides plõksuda, aga tulebki reaalselt minna, reaalselt. Nii et vaatame, ruulime edasi ja amatöör ruulib, teie ruulite, kõik ruulite. Kellel raske ei ole, kellel see tüki küljest ära ei võta, see paneb ilusti pöidla. Kes kanalit tellinud ei ole, tellib ilusasti. Kes tahab reklaamivabalt vaadata, vaatab Järvakandi TV-lt, sest Järvakandi TV lehe peale tuleb ka see video. Ja noh, kellel kahju ei ole, see saab sinna superaitäh ka panna ja kindla peale haipige. See on selle koha peal, kui telefonis lahti võtate, panete plõks käima ja siis, kui saaks just nagu kommentaari kirjutada selle, et pühite plõks, ma ei tea, paremale või vasakule kummagile poole ära, siis tuleb siuke võimalus haibi ja siis vajuta haip. See haipimine ei maksa mitte midagi teile, minule ta ei maksa ka midagi, keegi ühtegi senti mulle ei anna, aga ma saan mingisuguse haibipunkte ja ma ei tea, seda videot vist siis jagatakse rohkem kuidagi niimoodi, et ei ole midagi. Ükskord me võidame niikuinii, nagu ütles üks väga tore austatud inimene kunagi. Nii et, tšau, blau!